Miks ma seda teen, on sellepärast, et mulle meeldivad helid ja mulle meeldib helidega suhelda ja mulle meeldib erinevatel instrumentidel helisid kuuldale tuua ja mulle meeldib nendega ringi käia, nendega mängida, neid kuulata, nendega möllata ja hullata ja mängida ja igatpidi võimelda. Mulle meeldib lisaks kuulamisele ka vaatlemine ja mõnikord ma hoopis vaatlen näiteks klaveriklahve ja vaatan, millise kujundi minu sõrmed seal klahvidel moodustavad ja siis hoopis selle kujundi järgi loon oma muusikat. Nii et ma seon visuaaltaju siis kuulmistajuga. Mul on heliloomingu juures 2 asja olulised. Üks on väga särav idee ja teine on siis see, et mulle endale see tulemus meeldiks. Mõnikord seda esialgset säravat ideed ma otsin väga kaua. Lugu ise valmib palju kiiremini, kui saab leitud see idee, algidee, millest üldse tõukuda. Mõnikord selle idee otsingud on vaevaline ja pikk protsess, kuigi ka põnev ja hiljem on pigem vormistamine ja juba tutvumine, kuidas see idee hakkab oma elu elama ja vaadata, mida ta soovib. Jah, kõige rohkem rõõmu mulle valmistabki heliloomingu juures see, kui need helid ja need ideed hakkavad minuga ise suhtlema. Et kui ma hakkan märkama nende vahelisi salajasi seoseid ja mingil hetkel ma ei pea ise enam pingutama, vaid nad tasakesi sosistavad mulle ette, kuhu nad tahavad liikuda, kuhu mingi idee tahab jõuda, kuhu mingi heli tahab minna, mida ta tahab korda saata ja siis jääb minu ülesandeks ainult see fikseerida ja panna noodipaberile ja vaadata, et see oleks siis edasi antav teistele inimestele. Inspiratsioon võib tulla millest iganes, et kõige laiemalt lihtsalt elamisest. Et kui keskenduda ennast loomingulainele, siis hakkad iseenesest nagu teravamalt oma ümbrust tajuma ja tunnetama, et kust võiks tulla see idee, kus võiks olla midagi, mis nagu tõukab selle loomeprotsessi käima. Mind väga inspireerib see, kui inimesed küsivad minu käest muusikat. Et mind väga inspireerib see, kui mängijatele meeldib minu muusikat mängida. Kui nad seda tehes midagi avastavad enda juures. Ma olen kuulanud väga palju erinevat muusikat ja hästi palju erinevates žanrites muusikat ja vahepeal ma jällegi ei kuula üldse muusikat ja otsin seda nagu ainult iseenda seest. Ja kuskile need kihid on kõik ladestunud, et kuskile on ladestunud kõik kogu muusika, mis ma üldse olen kogu elu jooksul kuulanud. Kindlasti Eesti heliloojad, teised minu kolleegid on nagu lähedased, kuna nende muusika on olnud nagu kogu aeg siin minu ümber. Ja see on võib-olla kõige rohkem tuttav. Ja kindlasti ma olen olnud ka mõne helilooja fänn ja mõnikord ma isegi pelgan, et sellest fännlusest tuleb nagu liiga palju mõjutusi minu muusikasse. Nii et vahepeal ma olen ka lõpetanud fänniks olemise ära lihtsalt. Ma arvan, et see on küllaltki tavaline, et öeldakse, et ole uudishimulik. Et vaata lihtsalt ringi ja tunne huvi, mis maailmas toimub. Et millised olendid siin elavad ja millised puud kasvavad ja kuidas tuul puhub ja et tunne lihtsalt huvi ja
kõik huvid ei pea olema koondunud ümber muusika. Et ma leian, et hästi oluline on tunda huvi mis tahes eluvaldkonna vastu. Ja teine asi, mida ma soovitaks, on nagu iseendale truuks jäämine. Aga siin on jah, et mõnikord tasub ja on väga õpetlik kuulata just teisi ja minna nagu sellele rännakule iseendast eemale. Ja siis tulla jälle koju tagasi. Et kodu niikuinii jääb, aga mõnikord on jah hea minna ja vaadata, mida teised teevad, miks nad seda teevad ja olla hästi uudishimulik nagu ka, et katsuda mõista nagu teisi, et miks nemad on sinust erinevad. Et sealt võib tulla midagi uut sinu loomingusse, mida sa võib-olla muidu oleksid mõelnud, et see ei olegi sinu osa. Ja siis ma soovitan seda, et hästi varakult õppida nagu rääkima oma ideedest ja mõtetest oma sõpradele. Muusikut on võimalik teha mitut moodi, võib teha lihtsalt arvutis ilma inimestega suhtlemata. Aga ma arvan, et palju toredam on veel, kui seda teha koos sõpradega või su sõbrad pärast esitavad seda. Ja selleks oleks hea juba hästi varakult lihtsalt õppida rääkima, et mis on sinu selle muusika idee ja kuidas sa selle idee peale tulid ja miks sa just nii mõtlesid ja mis sulle endale selle muusika juures meeldib ja kiskuda oma sõbrad nagu kaasa sellesse. Mis on lahe heliloojaks olemise juures on ainuotsustamise nagu võimalus, et sina saad juhtida seda mängu ja loomingu kulgu. Et elus palju sellist olukorda ei ole, kus nagu sa saaks ise otsustada kõike, kuidas miski läheb ja kust see tuleb ja mis sellest saab. Aga helilooming on üks selliseid valdkondi, kus kuni selle hetkeni, kus sinu muusikat hakkavad teised inimesed mängima ja siis juba natukene need piirid muutuvad, aga enne seda saad kõike ise otsustada. Ja selline otsustamine ja oma maailma loomine ja oma reeglite kehtestamine on väga põnev.